Rootsiga näeb ette seda, et võimaliku kriisi korral siuhti lähevad Rootsi kinnipeetavad tagasi Rootsi. Siuhti lähevad kinnipeetavad tagasi Rootsi. Et ühesõnaga, me siis tellime mingisugused lennukid või me tellime mingisuguse suure valge laeva, kuhu me paneme peale 600 vangi, aga samal ajal oma naised ja lapsed jätame keldritesse surema või? Te praegu räägite mulle mingit paska või? Me paneme 600 Rootsi mustanaalist rätipead valge laeva peale ja samal ajal laseme oma naised ja lapsed maha tappa või? Okei, geniaalne plaan. Ja need meie inimesed... Kuidas juhke inimene puldis on üldse? Tööl lähevad tegelikult piirile... Kuidas see võimalik on? Või siis... Minule. Oi, vittu, lõpet ära. Ja ma mõtlen selle peale, et vaata kui... Lõpet ära. Mida ma nägin? Eesti on ju tegelikult üks maailma parimaid kohti, kuhu sündida. Meil on selleks üks maailma heldemaid vanemahüvitisi ja maailma parim eestikeelne haridus igale lapsele. Eesti on üks puhtamaid ning turvalisemaid riike maailmas. Me pole kunagi varem olnud nii hästi kaitstud kui nüüd. Oleme üks maailma vabamaid riike nii eneseväljenduseks kui ettevõtluseks. Aga me poleks ju eestlased, kui me oleks alati kõigega rahul. Sest meil peab ju olema kõik kogu aeg naabrist parem. Riil. Eestlasena mõistan seda eestlaslikku muret, et kõik peab naabrist olema kogu aeg parem. Reformierakonnal on parem plaan, kuidas Eesti saaks veel jõukamaks, turvalisemaks. Okei. Reformierakonnal on parem plaan ja siis tuuakse Jürgen Ligi letti. Lõpet ära. Ära trolla mind, palun. Palun ära nussi mu ajusid lihtsalt. Nagu miks sa ei too kedagi teist, miks sa tood Jürgen Ligi letti peale sellist lauset? Haritumaks ja kaitstumaks. Sa nussid ajusid prelt. Et elu Eestis oleks tulevikus parem. Nii sinul, sinu naabril, kui kõikjal Eestimaal. Parema Eesti eest. Reformierakond. What the fuck is this piece of shit? Riil, türa. What the fuck is this piece of shit? Ever wonder what two beasts do for fun in the middle of nowhere? Väga räige tegelikult nagu. Risk our lives for view. Nagu mõtle, kui sa lähed nagu aasta aega tagasi, siis see AI, need videod ja pildid olid ju täielik talk shit. Nagu aasta aega veel tagasi. Ja nüüd me oleme siin. Nagu 1 aastaga. Enne, kui see Trumpi see USA valimised olid, enne seda, mingi pool aastat enne seda, ma mäletan, tulid mingid fake pildid, kuidas mingi Trump oli seal kuskil mingi, ma ei tea, mingi pool alasti ja kuskil seal mingi tuletõrje kostüümides, mis iganes. See oli mingi täielik talk shit. Ja türa nüüd on siuksed videod, see, kuidas suu liigub, on nii reaalne ja nii hästi teha, nagu. See on täiesti ajuvaba nagu. You only live once. Nagu mida vittu, kui hästi saa AI suudab nagu. We'll be doing a Q&A next vlog. Drop your questions in the comments. And no, we've never ate human meat. See on nagu täiesti uskumatu nagu, kuidas AI on võimeline tegema nagu siukest tööd ja samal ajal meil on mingisugused tüübid kuskil, ma ei tea, teevad mingisuguseid filme ja nad ei suuda isegi plahvatust nagu reaalseks teha nagu. Ja siis neile makstakse mingit räiget raha selle eest. Reformierakonna eestvõttel võeti vastu emapalga seadus, mille põhimõte on lihtne ja ilus. Lastetoetust väärivad eelkõige need lapsed, vaesed seebiks, kelle vanemad on rikkad. Vaesus on rõve, vaeslapses kasvab kurjategija. Vaene ajagu odavamalt läbi. Peatada vaeste sigimine. Rikkale palka, vaesele malka. Me kokku vaeste intelligentide lapsed ja viisime nad ma ei taha sigida. Vaesed steriliseerida.
tulevik rikastele ja ilusatele. Reformierakonna isadepäevale. Autovabaduse puieste ja investeeri piisavalt haridusse ja erajarattateid. Ja sellepärast... Jumal tänatud, et sellel aastal ei ole seda autovaba puiesteed. Nagu. Jumal tänatud, ausalt. Ja ma tean, miks see on. See on sellepärast, et Reformierakond kaotab või kardab kaotada hääli. Ja see on selles suhtes väga mõistlik otsus Reformierakonna poolt. Neil ei ole väga palju neid mõistlikke otsuseid olnud siin viimasel aastakümnel, aga see on küll nagu üks asi, mis kindlasti nagu on positiivne. Tänavale. Raha polnud või? Kindlasti oli. Seda leitakse ikka. Täpselt samamoodi nagu on pederastidele Tartu linnas leitud pedepropaganda jaoks iga aasta 40 000 eurot, et korraldada pedepropagandat ja pedeparaadi. Iga aasta on leitud seda raha. Nüüd järsku ei ole. Ja samal ajal on valimised tulemas. Väga huvitav. Väga huvitav. Tartu vajab muutust ja Tartu ei vaja muutust mitte halvemuse suunas, vaid selles suunas, et me ehitaks tulevikku Tartuks. Ja just seda Eesti 200 tulebki Tartusse tegema. Muutust tooma ja uue põlguna Eesti. Väga kehv variant. Linn peab säilima. Linn peab olema linn. Kui te tahate teha mingisugust kuradi parki või mingit kuradi metsa Tartu linnast, siis see on juba täiesti maha kantud teema ja lihtsalt mitte keegi ei tohiks neid inimesi valida. See mingi keskpargi jutt, see on täielik hälve. Kui sa tahad elada maal, siis mine ela maal. Kui sa tahad elada linnas, siis linn peabki särama, linn peabki kihama, linnas peabki käima melu ja elu. Kui sa tahad puhkust ja vaikust, siis mine osta endale maakodu või korter kuskile väiksesse asulasse või külasse. Ja seal saad nautida seda loodust ja vaikust. Aga Tartu linn, Eesti suuruselt teine linn, peab olema suur. Meil peavad olema teed, meil peavad olema magistraalid, meil peavad olema peab olema raisk puts. Ma tahan näha kuradi New Yorki Tartu linnas. Saad aru, tänavatel tuled, viled, pasunad, pilvelõhkujad. Saad aru, katustel automaadid, russid tulevad, mehed panevad Saad aru, mitte mingisugune kuradi pede propaganda, et mehed lakivad küüsi ja istuvad seal kuradi põõsav ilus joovad kuradi tarhunni nahui. Mis ma ära lõigata lasen või? Selle? Mine putse ausalt, mida vittu ma vaatan, miks sa saadad siukest tahad endale?